Nii, mis siin harjutuses siis valesti läks? Vastus väga lihtne, aga paljudel ei pruugi see silma jääda, on see, et peale lamamiskäsklust, kui ma andsin Aarile kiituse ja maiuse, siis tema esimene reaktsioon oli kohe see, et ta tõusis sealt lamamisest püsti istukile. Väga väike asi, mida paljud koeraomanikud ei märka, aga miks me ei taha, et see nii läheb, sellepärast et kui koer hakkab iseseisvalt kohe peale harjutust sellest olekust välja tulema, siis see aeg, kus ta keskendub, muutub aina väiksemaks. Ehk siis, kui sa paned ta lamama, ta reaktsioon on, okei, ma lamasin ära, nüüd on kõik. Kui ma panen su istuma, okei, istusin ära kõik. Ehk siis me tahame pikendada seda, et ta suudab seal rahulikus olekus olla ja kuulata meid, keskenduda meile. Näiteks siin on harjutused, mis me tegime Mikuga, kes selles videos just oli meie juurde tulnud. Ta oli natuke ärevil, segaduses, aga näha on seda, et tal on nii hea treening olnud, et tema ei tule iseseisvalt nendest käsklusest välja. Isegi kui ta mu kõrval istus ja ma liikusin eemale, ta ei liikunud sealt ära enne, kui ma andsin talle käskluse. Ehk siis, kui sa annad koerale käskluse ja sa tahad, et ta tuleb sellest välja, siis me kasutame käsklust vabalt. Ongi see, et võtame maiuse, viskame eemale või siis sa viidki ta järgmisesse harjutusse üle. Näiteks, et lamamisest istuma ja nii edasi. Ehk siis, kui sa edaspidi koeraga harjutusi teed, siis harjuta talle sisse ka vabalt käskluse, et ta teaks, mille harjutus on lõppenud.